Juudi kogukond leinab endise Anti-Defamation League'i riikliku juhi Abe Foxmani surma, kes lahkus 86-aastaselt. Foxman oli holokausti üle elanud, kes veetis aastakümneid antisemitismi ja vihkamise vastu võideldes. Ta juhtis ADL-i aastatel 1987–2015 ning sai üheks mõjukaimaks juudi hääleks nii Ameerika Ühendriikides kui ka kogu maailmas. Praeguses Valgevenes sündinud Foxman elas holokausti üle tänu sellele, et tema vanemad usaldasid ta katoliiklasest lapsehoidja hoolde, kes peitis tema juudi päritolu Teise maailmasõja ajal. Tema juhtimisel kasvas ADL suureks ülemaailmseks organisatsiooniks, mis keskendus antisemitismi, äärmusluse ja diskrimineerimise vastu võitlemisele. Praegune ADL-i juht Jonathan Greenblatt kirjeldas Foxmani kui ikoonilist juudi juhti, kes oli pühendunud vihtamiseta maailma loomisele. Iisraeli president Isaac Herzog kiitis teda kui kirgliku sionisti, humanisti ja sõpra. Lisateadmiste ja reaktsioonide saamiseks tervitame rabi Mark Wiltsi, Manhattan Jewish Experience'i asutajat ja direktorit ning raamatu The Jewish Experience, Discovering the Soul of Jewish Thought and Practice autorit, kes liitub meiega New Yorgist. Rabi, aitäh teile teie aja eest. Austusavaldusi tuleb Abe Foxmanile, ühele maailma mõjukaimale juudi häälele. See on tohutu kaotus. Millised on teie mõtted tema pärandi kohta? Jah, ta oli väga suur mees ning tema juhtimist on juba praegu tunda, et sellest tuntakse puudust. Ja kindlasti tuntakse sellest puudust ka edaspidi. Ta tõi juudi kaitse maailmakaardile. Inimene, nagu sa sissejuhatuses nii ilusti kirjeldasid, kes võitles kogu oma elu antisemitismi vastu. Ja ta võitles selle vastu väga laialdaselt, et see ei keskenduks ainult juutide vastu suunatud eelarvamustele, vaid igasugusele vihkamisele, ükskõik millise rahvuse või vähemusgrupi vastu. Ja see on tohutu kaotus. Ma ei tea, kas keegi oleks osanud ette näha, mis täna toimub, kuidas asjad on läinud aina hullemaks ja hullemaks. Aga MJI-d ehk Manhattan Jewish Experience'it juhtides tunnen ma seda väga tugevalt. Ja ma saisin välja selle raamatu The Jewish Experience, sest minu arvates peame me liikuma lihtsalt enda kaitsmiselt aktiivselt juudiks olemisele. Me peame panema noored juudid armuma oma juudi usku, oma juudi pärandisse, Iisraeli ja me peame lõpetama kaitsepositsioonil olemise. Anti-Defamation League peab muidugi olemas olema ja me peame jätkuvalt toetama selle erakordset tööd. Aga ma arvan, et me peame veidi suunda muutma ja panema rohkem oma tähelepanu ja jõupingutusi positiivsele judaismile ning juudi kogukonna ülesehitamisele seestpoolt. Sest minu arvates on parim vastus antisemitismile tugevad ja uhked juudid. Seega tahaksin näha, et osa sellest erakordsest rahastusest, mis läheb vihkamise vastu võitlemisele, suunataks ka meie sisemisele ülesehitamisele, noorte uhkete juudi ameeriklastena või kus iganes me elame. See on praegu nii oluline sõnum, eriti kui vaadata neid raskusi. Holokausti üleelanuna on Aabi isiklik ellujäämislugu erakordselt tähelepanuväärne. Rääkides noortega, kellest sa praegu räägid, mis on peamine sõnum, kui vaadata tema elu? See sõnum, mida tuleb põlvest põlve edasi anda, torla tor, nagu me ütleme. Ja kui vaadata Abe Foxmani elu, meest, kes põgenes Showa õuduste eest, kuid tuli tagasi ja võitles edasi. Ja ma arvan, et meie põlvkond ja noorem põlvkond peavad tundma seda inspiratsiooni, et juudi rahvas suutis pärast Show'd, pärast holokausti uuesti tõusta. Vaadake, mida see mees läbi elas ja vaadake, kuidas ta ehitas selle impeeriumi, et seista kindlalt Iisraeli eest ning võidelda eelarvamuste, vihkamise ja antisemitismi vastu. Me elame nüüd järelmõjude keskel, mitte Shoa, vaid üsna kaasaegse 7. oktoobri Shoa tagajärgedes. Ja me peame võtma eeskuju Abe Foxmanilt. Ja täpselt nagu tema tõusis, pühkis tolmu maha ja seisis vankumatult Iisraeli eest, peame ka meie tegema sama. Me peame suutma näidata selliste tegelastega nagu Abe Foxman, et pole ühtegi jõudu, mis suudaks kunagi juudi rahva hävitada. Pole olemas sellist vihkamist ega eelarvamust, mis suudaks meid kunagi maha suruda. Juut on tugev. Juudi rahvas jääb tugevaks, nagu me ütleme, Am Israel Hai. Selles pole kahtlustki.
Paljud väljakutsed on veel ees, kuid me vaatame mineviku kangelaste poole, et inspireerida tulevasi põlvkondi. See on alati kogu maailmas nii oluline. Aid Foxman, tema mälestus olgu innistatud. Suur tänu, Rabbi Mark Wilds. Hindame, olite meiega selle ülevaate ajal. Suur tänu teie aja eest. Amen, suur tänu.